Break a leg. All right, this is what we call an entrance. Nii, vabandust, siin otse reportaažilt maratonit ma otsisin kõige kiirema venna üles. Kuidas jalg käib? Väga hästi käib jalg, jah. Võib-olla on see mingi õnnefaktor, et jalg on kipsis. Sul läheb hästi, või? Ja mul on nii hea meel, et Jüri kukkus esimesena välja. Meil oli Jüriga, minu kaassaatejuhiga oli eesmärk ikkagi, et proovi esimese breigini hakkama saada. Tema otsustas, et natuke vähem kui pool tundi on tema piir ja ta läheb ära. Aga mina mõtlesin, et ma nii hea sõber, lähen järgi ja proovisin ka ikkagi niimoodi anda maksimum ennast. I don't want any more good hands. Nii, Erki, täiesti tuksis. Sa kukkusid välja. Mis juhtus? Ei midagi hullu juhtunud selles mõttes, et ei lähe nii kehvasti kui Puusepal, et ei pea maha müüma autot ega maja vahetama hakkama. Aga 9 paariga ikkagi lauda tulnud kunnipaarile vastu ei saanud. Kristjan! Sa ütlesid, et sa ei oska pokkerit. Jaa, ma ei oskagi. Ja mida ma näen sinu ees, mis siin toimub? Piinlik on lihtsalt. Piinlik? Kuidas piinlik? No piinlik on see, et tegelikult on inimesed, nagu professionaalid istuvad ümber laua ja siis on üks kloun, kes lihtsalt istub ja palun väga. Kas nad ütlesid sulle midagi halvasti või? Absoluutselt mittegi, nad on kõik on nagu väga toetavad olnud, aga Mulle tundubki, et nad on nii sõbralikud, et nad annavad oma nupud kõik sulle. Mul on ka siuke mulje jäänud. Kas sa tegelikult naudid mängu ka? Eriti võitjana siin ma näen, et sa oled ikka kuhja kokku ajanud. Ma ei tea, mis see õige vastus on. Okei, üks küsimus veel, et kas sa vahetaksid ikkagi oma praeguse elukutse, ehk siis nagu ikkagi Eesti kõige kuulsam telesaatejuht, kas sa vahetaksid selle professionaalse pokkerimängija vastu? Praeguse kogemuse põhjal? Üldse mitte, sest et see on algaja õnn. Saad aru, see on see, mis... Nii, ja nüüd ütle õige vastus, mida ma kuulda tahan. Jah.